Tere, head inimesed! Oleme täna hommikul siit otse eetris ja ma tervitan siin teispool lauda ühte väga soliidset tegelast, kes on pastor ja palju muud veel. Hannes Nelis, tere hommikust! Tere hommikust, Valter! Kuule, sind pole tükk aega siin näha olnud, et hea sind jälle näha. Sa oled nii nagu pastor peab olema, korralik habe ja kõik muud asjad. Aga täna me räägime tegelikult mitte nii palju pastori teemadel, aga tulemas on siin ütleme selline sündmus. Selle sündmuse kohta võib öelda, et valitakse selliseid inimesi, kes hakkavad meie elu korraldama. On ju nii? Et me, kui ütelda, et me valime poliitikuid ja poliitikat, siis mõnedele see ei meeldi, et poliitika on kõik räpane ja kõik valetavad ja nii edasi. Nojah, nii nagu Hannes Võrno ütles ühes väga ilusas intervjuus, kui tema käest küsiti, et miks tema ei kandideeri või miks ta ei taha enam poliitikasse minna, siis ta ütles, et ta oli ju Riigikogus natukene aega, aga mitte täismahus, ta selles mõttes ei olnud 4 aastat seal ära, vaid ta tuli varem ära ja ta ütles selle kohta, no võib-olla see ei ole eetri sobilik ütelda, aga ta ütles selle kohta niiviisi, et niipea kui sinule pannakse külge poliitiku silt, siis paljude inimeste meelest muutud sa närakaks. Ja selles mõttes see oli temale väga ebameeldiv. Aga muidugi, eks seal suures poliitikas, ütleme Toompeal, eks seal mängitakse ikka mänge, mis tegelikult läheb üle inimese südametunnistuste ja mõtlemiste, nii et eks see närakaks natukene muudab tõesti inimesi. Nii et, keda muudab ja keda mitte. Ja, aga meil põhimõtteliselt, kui sa ütlesid seda, et valitakse inimesi, kes hakkavad meid juhtima, siis tegelikult ei taha meie valimisliit saarlaste liikmed küll kedagi juhtida, vaid pigem toetada. Ei, ma ütlesin rohkem seda, et korraldada, elu korraldada. Et me oleme tegelikult, kuidas nüüd öelda, rahvas valib teid oma asja ajama. On ju nii? Nojah, selles mõttes, et see ei ole mingid ülemused. See on see esindusdemokraatia, eks ole, et 4 aastaks inimesed annavad siis oma volitused, nagu ütleme siis volikogule, kes siis hakkab seda asja siin sättima, aga põhimõtteliselt on meie mõte nagu see, et me tahaksime teha just nimelt saarlastega üheskoos, me tahaksime ennekõike küsida inimeste käest, kas neile sobib see, mida me plaanime teha või mida siin plaanitakse teha. Ja siis alles vastavalt sellele, kuidas rahvas tahab, teeme otsuseid. Meil on, tihtipeal on ju niiviisi, et miks pärast kirikuõpetajad nagu üleüldse tulevad tagasi poliitikasse. Vahepeal olid nagu kaugel. Vahepeal olime kaugel. Sellepärast, et tundus, et enam-vähem on asi nagu okei. Aga põhimõtteliselt vanasti, kui Eesti alles taasiseseisvus, oli väga palju kirikuõpetajaid ju poliitikas. Aga see oli sellepärast, et suunata või aidata sellel ühiskonnal ikkagi püsida eetilisel rajal. No see oli rohkem selline valgustatud seltskond. Just täpselt, jah. Aga nüüd, kui see ettepanek tehti, et me tuleksime uuesti taas, me leiame, et on aeg jälle tulla natukene appi, ütleme rahvale. Selles mõttes, et ka vaimulikul tasandil. Sest kui me mõtleme kas või selle peale, et Eesti ühiskond määratleb ennast ju ilmaliku riigina või ilmaliku ühiskonnana ja koolides öeldakse näiteks selle kohta, mul just hiljuti oli ühe kooliga kirjavahetus, kus öeldi ilusasti, et me enam pühapäevakooli huviringi koolimajas ei tahaks teha, sest me hoiame neutraalselt ja ilmalikult seda õpilaste haridussüsteemi. Aga tegelikult, kui niiviisi juba öeldakse, et me hoiame neutraalselt ilmalikuna, siis ei ole see ilmalikkus ju neutraalne. See tähendab seda, et inimesed on valinud poole.
on ju? Kas see on uskumine, et Jumalat ei ole olemas? See on ka usk. Ja selles mõttes inimesed on valinud poole ja me jätame tegelikult oma lapsed koolis ilma ju väga suurest haridusest. Selles mõttes, et kultuurist, mõtestamisest, sellest, kuidas üldse suhtud religiooni, usku ja mis see usk ja religioon üldse meie rahva jaoks on olnud. Jah, kuskil ma nägin isegi, oli mingi pealkiri selline, et Eesti on kõige kiiremini kristlusest lahkuv riik. Aga ma ei tea, kui tõsi see on. No, ma just täna hommikul vaatasin, Facebookis oli piiskop Toplaan oli üles pannud juhatuse esimeeste konverentsist kokkuvõtte, igaüks, kes tahab, võib sellega tutvuda. Sealt oli toonud väljavõtte peapiiskopi esinemisest juhatuse esimeestele üle Eesti. Seal oli vist üle 60 inimese koos. Nelijärvel vist oli see 2-päevane, täna vist kestab veel edasi. Ja seal need arvud, mida peapiiskop oma ettekandes välja toob, on tegelikult väga muret tekitavad. Et selles mõttes, et kristlaste osakaal Eesti ühiskonnas on väga väike ja pigem on õigeusklik osakaal väga suur, aga see ei ole mitte Eesti rahva toel, vaid pigem Ukraina põgenike toel. Nii et selles mõttes Eesti rahvas on nagu minetanud oma kultuurilised ja ütleme religioossed juured, kui me räägime vennaste kogudusest, kui me räägime sellest, kuidas religioon ja kirik omal ajal ju ikkagi sünnitas ka selle eestluse tunde ja kõik see. Sealt on tulnud meie kirjakeel. Absoluutselt. Ja kultuur ja õppimine ja tahe olla tark inimene. Ei taheta tunnistada, eks ole. Sest kui sa mõtled kas või selle peale, et kes oli esimene, kes tellis endale ajalehed koju? See oli ju Eesti talumees. Ta oli õppinud lugema ja tema jaoks oli see väga oluline saada uudiseid. Kui paljud inimesed tänapäeval tellivad endale ajalehti? Mina isegi ei telli. Noh, selles mõttes, et see on ääretult kurb ju. Noh, ma saan aru, et võib-olla sina siin oled internetis ja Facebookis väga palju, aga paljudele inimestele piisab sellest, mis nad Aktuaalses Kaameras kuulevad. Jah. Aga nad ei oska üldse analüüsida, kas see on ka tõsi ja kas see on tõeline või mitte. Ta suunab inimesed teatud kindlad suunad. Just täpselt, et selles mõttes oleks väga hea, kui inimesed rohkem loeksid, rohkem arutleksid. Mitte ainult ajalehti, aga ka erinevaid... No ajalehed on ju kõik kallutatud ju. Erinevaid asju. Selles mõttes loeksid ka piiblit on ju. Aga piibel on ju kõige alus. Ja. Sealt see tõde tulebki. Sealt on tulnud kogu meie kirjakeel, isegi Eesti riiki see enesest on ju. Ja. Kogu see värk. Esimesed ärkamise liikujad olid ju väga tihedalt seotud ikkagi ju kirikuga ja pastoraadikultuuriga. Et selles mõttes see on ju väga oluline. Jah, minul on siin üks selline leht käes, inimesed näevad seda ka, aga tegelikult ma võin isegi näidata, sinul on ees üks selline leht. Vaata, ma panen selle sulle siin eetrisse kohe. Aha. Nüüd sa näed, et mis tegelane see või kuhu seltskonda meie tore pastor on ennast istutanud või on sind istutatud, ma ei tea, et kas vägis või mitte. No, nagu me siin alguses rääkisime, eks ole, et aeg on jälle taas käes, et vaimulikud ka natukene annaksid tooni seal nõukogudes või seal kogudes, mida siis inimesed valivad. Ja võib-olla äkki sellest soovist, et seal võiksid olla ka vaimulikud ehk siis sellised eetilised silmad, kui nii võib öelda. Kuigi ma ütlen, et ega siis vaimulikud pole ka ilmeeksimatud. Vaimulikud on ka korrumpeerunud just sageli. Täpselt. Mitte sageli, aga no. Aga ikka on jah, igasuguseid vaimulikke, nii nagu inimesiga on. Aga no põhimõtteliselt võib-olla see oli see lootus, et miks siis ka mind kutsuti ja kutsuti tegelikult sinna ja tänna valimisnimekirjadesse, aga ma ei tahtnud minna selles mõttes, et ma ütlesin kohe, et mulle ei meeldi erakondlik poliitika, et ütleme, ühelt poolt lubatakse ühte asja, aga siis tehakse ikkagi vastupidist asja ja tihtipeale, kui me räägime kohalikust omavalitsusest, siis eks nad ikka kogutavad sinna isandate poole, kes on Toompeal, aga ega need Toompeal
istuvad pead ei ole ka isandad, ka nemad tegelikult järgivad ju järgmiseid isandaid, nii et ütleme, et eestlastel on kuidagi sisse istutatud või sisse jäänud selline orja mentaliteet, et me tahame ikka olla tublid kellegi ees, eks ole. Ja eriti karmiks muutuvad eestlased siis, kui nemad saavad ise kupjaks, eks ole. Siis nad annavad kohe piitsa nii, et tolmab ja teeme elu on näidanud 100%-lise, 150%-lise asjaga täidame kõiki mõtteid ja otsuseid, mida kuskil mujal isandate poolt tehakse. Vanasti öeldi ju, ma mäletan Nõukogude ajal, ma olen nii vana inimene tõesti, et ma olen sellel ajal sündinud ja sellel ajal koolis käinud. Vanasti öeldi ju niiviisi, et eestlane täidab ju saksa täpsusega Moskva nõudeid, eks ole. Aga tollel ajal ta tegelikult isegi ei teinud seda. Praegu nad teevad seda palju täpsemalt. No ikka tegid küll tegelikult ausalt. Nõukogude ajal ka. Kuule, kui nad ütlesid, et me läksime sellepärast kommunistlikusse parteisse, et asja seespoolt lõhkuda, no see on muinasjutt tegelikult, ausalt öeldes. Oleme ausad, inimesed läksid komsomoliks või ütleme parteisse sellepärast, et saada teatud hüvesid. Olid see parteis? Mina ei ole kunagi olnud üheski parteis. Ma ei ole olnud isegi pioneer ega komsomol. Nii, oktoobrilaps? Oktoobrilepsi kohta ma ei mäleta ausalt öelda. See võis olla niiviisi, et lihtsalt läks, eks ole. Aga pioneer ja minu isa ütles mulle niiviisi juba lapsepõlves peale, teised seda võib-olla ei teadnudki, aga minu isa ütles niiviisi, et tegelikult on Eesti Vabariik okupeeritud. Meil oli oma hümn, oma lipp, minu isal oli salaja, sinimust-valge lipp täitsa alles ja ta kõike seda mulle rääkis lapsepõlvest peale. Ja siis, kui me õues mängisime ja poistele mina ka seda seletasin, et tegelikult me oleme okupeeritud, keegi ei uskunud ja siis vanasti vaata mängiti sõda, on ju. Kes olid siis venelased ja kes olid sakslased. Mina olin alati nõus sakslane ja sellepärast sain ka lapsepõlve sellise kummalise nime või hüüdnime endale Fritz Nelis. aga põhimõtteliselt ma sain sellest aru juba maast ajast. Minu vanaisa käis vabadussõjas, nii et selles suhtes ma olin nagu teadlik selle. Kuule, sa said nüüd omale ilusa nime, sind hakatakse just nõnda kutsuma nüüd. Ära jama. Fritz Nelis. aga vaata siin nüüd, kui me lähme natukene veel lähemale, eks ole, sellele asjale, et praegu on lubatud, ütleme sellised, mitte ainult erakonnad, vaid valimisliidud. Ja ma vaatan siin teie valimisliidu sellist pealkirjad on nii, et vali kogukond, mitte erakond. Just täpselt, ja meil ongi siis selline kamp koos. Saarlased, ma ütlen veel nime, saarlased, jah? Jah, saarlased. Väga lihtne. Täpselt. Meil ongi siis 20 inimest nimekirjas, kelle jaoks on oluline see, et nad ei kuulu kuskile erakonda, aga ennekõike oleme me saarlased oma juurtelt või siis väga kaua siin elanud ja Saaremaa elu ja kultuuriga väga hästi seotud, me ei tule kuskilt mandrilt. On neid, kes on sündinud kunagi võib-olla mandril, aga selles mõttes nad on väga kaua oma elu siia rajanud ja nad on huvitatud sellest, et kõik need valdkonnad, mis meil siin murekohad on, oleksid ennekõike alati saarlaste huve jälgivad. Et ühesõnaga kohalikust elanikkonnast ei läheks keegi lihtsalt üle. Ja kui selle kohta öeldakse, et aga ega me mingi konnatiik siin ei saa olla, et ikka tuleb ikka värsket verd tuua sisse ja ettevõtlust väljaspoolt, kui me räägime nendest suurtest tuuleparkidest ja nii edasi, siis või siis nagu meie praegune vallavanem ütles ühes raadiointervjuus, ma kuulsin seda, et me võime ju siin vaielda ja rääkida, aga otsused tehakse üle meie peade nii. Armsad sõbrad, me ei saaks ju siis üldse valida selliseid inimesi, kelle otsuseid või kelle tahet üldse ei võeta kuulda, vaid kuskil otsustatakse mujal ära. Et ma mõtlen ka, et valigem siis ikka need inimesed, kes on kindlalt oma otsuste juures ja oma rahva eest väljas. Jah, ma panen praegu siin sinu selle, või teie. Meie ikka. Teie, jah, et valimisliit saarlased on siin, eks ole, selline seltskond ja siin on teil juttu ka, kes te seal olete, et te oletegi saarlased ja tahate
meie elu, meid õnnelikuks teha, eks ole, siin Saaremaal. Jah. No, ma arvan, et seda, et õnnelikuks, see on ka selles mõttes väga suhteline, mis ühe inimese jaoks on õnnetus, see on teise inimese jaoks on õnnelikkus, noh, kas me vaatame kas või nende tuugenite poolt, eks ole, mis siin meresse tahetakse Eesti televisioonimasti suuruselt tuulikud panna püsti. No ma kujutan ette, et kuskil kaugel välismaal on nii mõnigi ärimees väga õnnelik, kui need tuugenid siin on, aga kas need saarlased, kes siin kohapeal elavad, ka õnnelikud on, kui kogu aeg käib No see on üks asi. See on üks asi ja merele enam ei pääse ja kogu ilus vaade merele ja kogu loodus on tegelikult rikutud. Metsadest raalitakse läbi, ma ei tea... Juba praegu. Jah. Ma ei tea, mitme meetri laius, et need suured laiad koridorid siin lähevad praegu. Ma vaatasin täna oma kodu juures ka. Hakkasin tõesti huvi tundma ja mõtlema, et noh, ma olen seal Sikassaares, et huvitav, mis asfaltteed siin hakatakse tegema, nagu neljarealine liiklus hakkab minema. Aga ma ei kujuta ette, et Saaremaa ju kunagi sellist elektrit ei tarbi, mis siin on vaja püsti ajada. Kelle jaoks see vajalik on ja mis siis saarlastele jääb? Lagastatud loodus ja mitte midagi meie käest ei küsita. Nii et see on see küsimus. Vaata, teie nimekirjas on üks selline tegelane ka, kes on raadioinsener. Ja vaata, tema nimi on siin Rene Liiver. Et tema on kirjutanud ühe artikli ka kuskile meie, mis ajalehte ta selle pani siin. Ja minu jaoks oli see natukene isegi, ta andis mul selle lugeda, et oli isegi huvitav, et nendel on ka peale kõige nende mõjude, mida sina siin ütlesid, on ka raadiohäirete mõju. Ja kui need tiivad tiirutavad, siis nad tegelikult tekitavad sellist, vaata nagu see koolis, meil näidati sellist kõrgepinge värki, kus keerati mingit ketast ja siis tuli plakstik, suur säde. Vaat sellist kõrgepinge või ütleme sellist, nad toodavad ka selliseid häireid ja need ei ole ka mõju meile hästi. Need siin on nii palju asju selliseid, mille kohta, millest me ei tea veel. Täpselt. Ja teadlased ju neid asju uurivad ja mul on ääretult kahju, et on osa teadlasi, kes on nagu selle... Ära ostetud. Noh jah, ütleme mammona pooldajad, kellele on lihtsalt antud magus kont või magus kartul suhu ja on öeldud, et räägi seda juttu, mis meie tahame. Samas kunagi varem rääkisin hoopis midagi muud. Et sellest on ääretult kahju. Minu meelest on see, et inimene peaks jääma ikka nende asjade juurde, mida ta on uurinud, mida ta on tõeseks pidanud, aga mitte loobuma sellepärast, et kuskilt pakutakse mingit rasvast kuklit alla. Jah, ma vaatan, ma näitan veel. See, oota, mitte siit mul ei olnud, ma näitan seda siit. Nii, vaata see vend, kes siin on, Kaupo Vipp, on siis teil, tema on publitsist, pedagoog ja vallavanema kandidaat isegi. No tegelikult meil oli selline mõte valimisliidus, et ega meie ei tahaks niiviisi ennast positsioneerida. No mind pandi ka sinna valla volikogu kandidaadiks või valla volikogu esimehe kandidaadiks. Nii väga hästi sobiksid. Aga ei noh, tegelikult asi on selles, et eks see tuleb ju ikkagi niiviisi kokku, kuidas see kogukond või see, ütleme, volikogu siis kokku saab ja valitakse, aga minu mõte, ma ei tea nüüd, kas see nüüd täpselt meie erakonna mõte on, aga minu mõte... juba sa oled erakonnas. Mitte erakonnad. No, mine tea, äkki tulebki erakond ka kunagi. Saarlased. Saarlased, miks mitte. Põlissaarlased ja põlissaarlaste liikumine on ju olemas. Põlisrahvaste liikumine on olemas ja sellest johtuvalt me tegelikult ju ka liitusime niiviisi selliseks valimisliiduks. Aga ma lihtsalt tahtsin seda ütelda, et meie jaoks on vallavanem ennekõike ametnik. Aga kes ta siis veel võib olla? Just täpselt. Ta ei ole ju mingi ülemus. Et mitte poliitik, et meie meelest peaks olema niiviisi, et vallavanem on volikogule alluv inimene. Ongi nii. Aga seaduse järgi on. Tegelikult me ju näeme, mis poliitikas tegelikult toimub, eks ole. Et tihtipeale need volikogud ja Riigikogu isegi, kui me vaatame, on ju kummitempel. Lihtsalt tehakse seda, mida valitsus ette paneb.
ja nii ongi. Et vallavanem peab tegelikult värisedes tulema sinna volikogu ei, no, ette. mitte niiviisi, võib ju alati sõbralikult olla, aga ta peab kuulama seda, mida siis volikogu ütleb talle ja mida volikogus läbi arutatakse ja tehakse, mitte tegema oma otsuseid ja mitte oma ametnikega tulema otsuseid lihtsalt kinnitama või tembeldama. Kuule, aga see tähendab seda, et peab olema siiski mitte rumal volikogu, vaata, volikogus peavad olema inimesed, kes jagavad matsu ka. Absoluutselt. No nii. Ja, aga mitte mingid suvalised. Aga see ongi ju praegu valijate käes, eks ole. Ja. Valijad peavad nüüd vaatama nendele inimestele otsa mõtlema, tegema ära oma kodutöö, ega siis demokraatia ei ole lihtne asi. See ei ole liivis, et ma ei tea, keda ma valin. Siis kes kõige ilusamat juttu räägib. No võt, täpselt. Nii. Et selles mõttes ma mäletan, mul tuleb ikka meelde see suke nalja jutt. Tuleb meelde see, kui ma ükskord kandideerisin Valjala volikogusse, kui peal väiksed vallad. Olin just äsja Valjala kogudusõpetajaks saanud ja siis olidki kohaliku omavalitsuse valimised seal ja see oli veel see aeg, kus kastiga mindigi koju. Nüüd on ju nii, et kas sa tahad või ei taha, aga vanasti oli niiviisi, et inimesed, kelle kohta teati, et nad ei ole võimelised liikuma, siis mindi kastiga koju. Enam ei minda? Ei no selles mõttes, kui sa tellid. Aga põhimõtteliselt siis oli ikkagi valimis, see oli kuidagi teistmoodi, nüüd on kuidagi teistmoodi see asi, ma jään vastuse veel, kui ma ei ole täpselt... Nüüd määravad lihtsalt patsiga poisid, milline tulemus on. Ja, aga see oli kastiga veel, kastiga valimine. Läksid siis koju ja siis memmekesed seal ikka istusid seal voodi peal või kes laua taga ja nad ei tea, keda valida, et mitte kedagi ei oska ja mitte kedagi ei tunne. Siis üks inimene, kes seal kastiga oli siis ka kaasas käinud, vaata seal oli mingi komisjon, kes vaatas, et kedagi ei tohi, siis ta oli öelnud, et kuidas te ei tea, kes teid matab? Kes teid matab? Kes see on siis? No kirikõpetaja, loomulikult. Siis ma sain volikogust. See kõige huvitavam selline valimiskampaania ilma minu teadmata, et see toimus. Ma sain alles pärast teada. Nii et kes meid matab, nii et see on see. Aga tegelikult me tahaksime ikka, et mitte kedagi väärikalt hauda ei saadetaks, vaid et enne seda tuleks ka väärikalt elada. Nii et selles mõttes ja neid otsuseid tahaksime koos rahvaga teha. Nüüd see seltskond, kes teil siin selle paberi peal on, eks ole, need on siis kõik, kes jagavad matsu? Või? Üldiselt me oleme inimestega rääkinud, kes on andnud nõusoleku meie valimisringkonnas olla. Ja ma vaatan, et nad on siin kõik tegijad, eks ole, pedagoogid, üsna palju pedagooge, ehitusspetsialistid, kultuuri valdkonnas inimesi, eks ole, Eesti meremeeste ajakirjanik, Eesti meremeeste suur, ütleme Jüri Lemberg, kes merepoliitikast ja üleüldse parvlaevandusest ja kõigest sellest jagab ju täiesti filigraanselt seda, ütleme, et tal on käsi pulsil olnud. Ja siin on suhteliselt sõjataust või ütleme, militaartaustaga tegelasi ka. Jaa, ikka. Eks siin igalt erialalt on inimesi, eks ole, siin on teenistujaid ja teenindujaid ja puiduga tegelejad inimesi ja kultuurnikuid ja on Kaitseliidu liikmeid. Nii et rahvas, me kõik, igaüks ju omas on õpetajaid, on pedagooge, endisi koolidirektoreid. Isegi, jah. Näiteks Elle Rüütel 103 on olnud ju koolidirektor ja matemaatik-füüsikaõpetaja Indrek Rüütel, tema poeg, kõva spordimees, praegu õpib ülikoolis, saab kõrghariduse ja saab pedagoogiks, nii et ta praegu ka treenerina tegutseb ja nii edasi. Nii et neid on palju. Igasugust rahvast, aga ma vaatan, et meie aeg siin tiksub hästi kiiresti. Väga hea. Siis saame edasi minna. Ei, vaata, et see valimisliit saarlased, pidage meeles, on selline olemas. Mingi teine valimisliit on ka siin olemas, keda ei tohiks valida, eks ole. Et milline oli... Ma ei tea, kas Pereraadio võib ütelda niisi, keda ei tohi valida. Võib jah. Aga üldiselt... On mingi teine ka sarnase nimega? On valimisliit
terve Saaremaa, terve kodu, terve Saaremaa. Seal on nagu sotsialistid ja sõuksed tegelased vist. Ja vot selles mõttes ma ütlengi veel kord, et valija peab tegema kodutööd. Selles mõttes, et vaatama, kes on nendes nimekirjades. Meie saarlased, ehk valimisliit saarlased, meil ei ole ükski erakond meie taga ei ole. Aga te olete ikka sellised konservatiivse me oleme pigem väga konservatiivse vaatega. Meie meelest on ikka siin maailmas 2 sugu, on mees ja naine ja lapsi peab ikka sündima. Ja selles teises ringkonnas on igasugused. Kahjuks ma ei ole lugenud nende Aga nad on sellised internatsionalistid vist rohkem äkki. Ei no, ma ütlen seda, igas pool on ju toredaid inimesi ju ka. Saab ju nendega ju väga ilusasti rääkida ja kõik asja teha, aga ma lihtsalt kardan seda, et kui nad võimule saavad, siis nad ikkagi järgivad seda, mida ütlevad isandad Toompeal. Kahjuks on nii. Isandad Toompeal, isandad Brüsselis. Isandad Brüsselis, just. Ja praegu sisuliselt on sama, nagu vanasti oli Moskva, on ju. Ja praegu Brüssel on täpselt sama, isegi hullem veel. Ei no kui seda ütleb ju isegi vallavanem, kes ka just, ma ei tea, kas ta enam kandideerib nende nimekirjas. Et mis me siin ikka jonnime, mis me siin ikka räägime, nii otsustatakse väljaspool meie. Et nad sõidavad meist üle. Nii sõidavad üle, et parem lepime sellega, mis meile praegu ette antakse. Et selles mõttes see tekib. See oli tõsine sokk minu jaoks, see raadiosaade, mis oli Kadi raadios, valimisstuudios viimane see, mis oli majandusteemadele pühendatud. Et tõsiselt ma hakkasin mõtlema, et no, mis me siis üldse räägime, las siis kuskilt kaugelt otsustavad ja nemad teavad, kuidas saarlased elama peavad. Et teid ei tohi olemaski olla. Jah, meid ei tohi olemaski olla. No võt, nii nad arvavad, jah. Aga teine põhimõte, mis meil veel on ju tegelikult see, et ega me pole rahul tegelikult sellega, et suur vald tekkis haldusreformi käigus. Et tegelikult kadusid ära sellised väikesed kogukonnad ja see oma kodutunne selles suures ahjus ja suures supipajas. Kes seda tegi? Kes tegi? Kes sellel ajal oli võimul? Keskerakond ja Isamaaliit. Saaremaal? Ei, üle Eesti. Oli või? Kas reform oli ka või ei olnud? Võib-olla, ma ei mäleta täpselt enam austuses. Oli. Ja siis tehti ka rahva käest küsitlus ja siis öeldi ka veel, ega sellel küsitlusel mingit mõtet niikuinii ei ole. Jah. Et no, siis tekib küsimus, armas rahvas, miks te lasete niiviisi endaga teha? Ja huvitav oli see, et need olid väike, valdadel olid vallavanemad, on ju. Ja need osteti kõik ära ju, nendele maksti mingi suur raha, et nad oleksid nõus enda vallast loobuma. Oli ju nii? Ma arvan, mingisugused... Oli. Altkäemaks riigi poolt. Projekti rahad, et me ehitame selle või teise või kolmanda asja. Ei, seal oli mingi isiklik värk ka isegi. Võib-olla tõesti, ma ei oska seda... Seda ma olen kuulnud, aga see on nüüd ütleme nii, et väidetavalt. Aga meie mõte oleks see, et me tahaksime tegelikult, et Kuressaare linn saaks taas iseseisvaks. Jah. Selles mõttes, et oleks Kuressaarel ikkagi oma selline, ütleme, mitte vald, vaid kas või osavald, väga tugev vald, nii nagu Tallinnas on ju ka tegelikult väga ilus. Üks hirmus partei on vist teiega samal meelel. Kes see on? EKRE. On ju? Ma ei ole lugenud ausalt. Ei, ma tean seda. Okei. Et selles mõttes... Te olete suhteliselt nagu... sellised konservatiivid. Ilmselt me oleme näoga rahva poole. Me püüame vähemalt midagi teha. Just. Ja et Kuressaare linn saaks ikkagi jälle linnaks ja kui vallad saaks vallad. Kui see vald peab olema, selline suur vald, siis ta oleks ikkagi oma ette, selles mõttes, et ja kõik need otsused ei oleks enam linnakesksed, vaid nad oleksid rohkem maakesksed, selles mõttes kui me räägime vallast. Ja linn tegeleb oma asjadega siis eraldi, nii et see oleks nagu meie mõte. See on ju normaalne. Normaalne, jah. Ja kõige parem variant oleks veel see, kui me saaksime, hea küll, kui me neid väikseid valdasid ei taha taastada, siis võiks olla vähemalt Lääne-Saaremaa ja Ida-Saaremaa. See oleks ka väga hea variant tegelikult. Ja nad ei ole ju üldse väikesed, on ju? Absoluutselt. Et selles mõttes, et nii nagu siin... Kes sellise jama nõnda kokku keerasid? No see oli jälle see, et hoiame kokku, aga kas me hoiame kokku? No võt. Jah.
Pole kokku hoitud midagi, rahaliselt ta ei ole nagu kokku hoitud. Ma käisin nüüd Muhu valla 35. sünnipäeval. Ja seal oli hästi vahva, ma nentisin seda isegi seal oma kõnes ka, et on olemas veel üks vald, kus vallavanem teab, miks näiteks Karral hommikul traktor käima ei läinud. Jah, ja kui maali helistab vallamajja ja hakata küsima, me identifitseerime, palun öelge oma isikukood, vaid öeldakse, ja, tuleb meelde, see on see teeauk, mis jäi eelmine kord lappimata, teeme kohe ära muretse, maali. Räägitakse Muhu valla kohta ka, et Muhu valla inimesed on kõige õnnelikumad. Ongi, aga miks me ei peaks olema, kui sinu vallavanem on sinu nii ja tuttav mees, keda sa alati teretad ja ütled talle, mis sul probleemiks ja mureks on ja kõikidele püütakse leida lahendus. Jah, ja Saaremaal on siis selliseid kohti, eks ole, et seal on ka nii, et vallavanem on kaugel ja kõrgel või kudamoodi. Sa ei saa kunagi temaga või... No ma toon sellise näite. No, meil oli siin hiljuti ühe väga austatud õpetaja ja kaitseliitlase naiskodukaitse esimehe matusetalitus ja ma helistasin isiklikult siis politseiametisse ja helistasin ka päästeametisse, kuna oli plaanis teha seal aupauke ja kuna see matus toimus Kuressaare Laurentsuse kirikus, siis me leidsime seda, et oleks väga hea, kui me saaksime kooskõlastada või teavitada seda, et sellised paugutamised siin kesklinnas toimuvad, on ju? Tahtsitegi seal kiriku kõrval teha? Jah, sellel hetkel, kui muidu tavaliselt tehakse niiviisi seda siis, kui inimene või kirst lastakse hauda. Aga kuna auamatust ei tulnud, läks tuhastamisele, siis sellel hetkel, kui ta pandi siis sinna matuse auto peale, sellel hetkel toimus siis auvahtkond ja siis selline väärikas, nii nagu Kaitseliidul kohane, selline ärasaatmine. Ja ma helistasin vallavanemale, keegi turu ei võtta vastu, mitte keegi ei võtta vastu, keegi helisti tagasi ka. Siis ma kirjutasin kirja, ootasin tükk aega, ütleme, kas tuli päev või paar enne seda, kui see üritus hakkas, et meie poolest ei ole takistusi, võite teha. Aga nii ei käi need asjad ju. Tuleks ikka ju kohe suhelda nendes teemades, kui kirja saada. Eriti e-kirja. Vähemalt sekretär võiks seda teha siis. Jaa, nii on. Aga selles mõttes ma ei taha nüüd kritiseerida praegust seda vallavanemat, vaid ma tahan ütelda, et niiviisi need asjad tegelikult suures vallas ongi, et järjekorda pannakse ja siis mõeldakse järjekorra järgi ja tähtsuse järgi, kellega me tegeleme. Aga väikestes valdades ja väikestes kogukondades need asjad nii ei käi. Seal võetakse kohe asjad ette, kui inimesel on probleem või mure või kui ta tahab midagi kokku leppida, siis need asjad tehakse ruttu ära. No vaata kas või kuidas need ehitussüsteemi asjad siin on, kõik need ehituslubade saamised ja need asjad, need venivad nagu viimane tatt. Ongi nii? No on ju, selles mõttes oleks väga hea, ma ei tea, kas need ametnikke on liiga palju või liiga vähe, ma ei tea, aga ma arvan lihtsalt, et see asi on lihtsalt niivõrd suureks paisutatud siin vallas. Oota, kas vanasti oli, ütleme siis, kui olid need palju valdasid, eks ole? Nii. Siis need ehituse asjad koha peal siis nagu... Aga muidugi vald oli väike ja kogukond oli väike. Nii, et sa oled kuskil teispool Saaremaa otsas ja siis sa pead kogu oma selle probleemiga siia... Tuleme Kuressaarde ja siis Kuressaares hakkavad ametnikud mõtlema... Ja nad ei tea midagi, mis seal... Absoluutselt, nad ei tea, kus see koht on. Jah, et selles mõttes see on üks asi, mis on selle haldusreformi juures väga halb, et võim on läinud rahvast kaugele ja seda tunneb iga inimene. Nii, aga tähendab, et seda saab nagu koha peal lahendada ka või? Toompealt ütled, kuule poisid, ärge seal mürage nii palju. Mida sa selle silmas pead? No, et ei tohi te siin midagi neid haldusvärke muuta. No, ma ju räägin veel kord, et meie erakonnad ju seda... Ma ei tea, kas kõik parteid, seda ju proovivad ikka siin kogu Eestis seda asja paika panna. Kui nüüd räägitakse kohalikest omavalitsuse valimistest, öeldakse, et ärge rääkige riigi asju, need on riigi teemad ja see on kohalik omavalitsuse teema. Halloo! Nii. Kui ma mäletan omal ajal, kui me rääkisime puuetega lastest ja puuetega inimeste olukorrast Saaremaal ja Randveres tegime sellise nõupäeva, sinna tuli ka mitte valla, vaid tollel oli maakonna esindaja,
kes tuli sinna kohale ja ütles meile oma ettekande alguses, riik ei tee mitte midagi. Ja siis ma ütlesin, halloo, kuidas nii? Kes siis see riik on? Meie ei olemegi see riik. Jah. Te olete meie poolt palganud töötajad, te peate seda tegema, mis me teile ütleme. Siis võttis natuke tagasi, hakkas nagu võib-olla mõtlema. Aga selles mõttes, et nii ei saa. Riik, kas me räägime minister on ju tegelikult teenija. Sa pead teenima rahvast, aga mitte ülbitsema. Jaa. Nii et selles mõttes me oleme neid palganud ju, eks ole? Absoluutselt. Iga maksumaksja, kes maksab oma igakuised maksud, tegelikult meil oleks õigus nõuda. Vaata, aga meil on praegu, eks ole, selline riigisüsteem. Piiblis on küll selline kirjakoht, et kuulake oma ülemate sõnu ja nii edasi, on ju nii öeldud kuskil. Ja, Paulus ütleb, jah. Jah, nii. Aga nemad tegelikult ei ole meie ülemad. Meie oleme nagu omanikud ja me oleme palganud omale, kes meie asju ajavad. Nii et tegelikult oleme meie rahvas on ju ülemus. See ongi esindusdemokraatia mõte, et siis iga põllumees, iga õpetaja ei saa ju iga päev riigi asju ajada, eks ole. Ta annab üks kord 4 aasta jooksul selle volituse. Nii et see kirjakoht praegu nii sedamoodi nagu ei tööta ju. No pigem ma arvan seda, et Paulus mõtleb ikkagi seda, kes korda kaitsevad, ütleme politsei, kaitsevägi, et ega nad asjata... Politsei kanna asjata mõõka. Just täpselt, ega see on ikka selles mõttes, et distsiplineerida. Sa ei pea ju seda relva väljagi võtma, eks ole, aga kui ikkagi inimene, kellel on pahad mõtted peas, näeb, kellelgi on mingi relv ööl, ta võtab natuke vaiksemaks. Ja selles mõttes sealt on ju tegelikult paljud sellised asjad tulnud. Nii et kui riigi poolt tulevad, nii-öelda selle riigi poolt tulevad sellised rumalad asjad, on ju. No et hakake koolis õpetama sugude paljusust ja te peate seda tegema. Ma ei saa aru, see on täitsa, ma ei tea, ma ei kujuta ette, see on täitsa. Ma käisin paar aastat tagasi, mul poeg lõpetas Tallinnas ühe kooli ja läksime siis teda sinna õnnitlema ja siis nendel seal kursusel oli üks poiss, mitte temaga ühel kursusel, vaid kuskil paralleelkursusel, oli üks poiss, ma ei saanudki aru, kas ta oli poiss või tüdruk, kes otsustas olla sellel päeval, kui oli lõpuaktus, kass. Oligi kassi kostüümis. Ja direktor mängis seda asja kaasa. Pärast me saime direktoriga kokku, ilmselt ta tundis ära, et minuga saab nagu vestelda sügavamatel teemadel ka. Siis ta ütles mulle, et näed, millises olukorras me siin direktoritel olema. Me peame seda kõike respekteerima, mida sa oled vaenane. Selles mõttes, et sa pead selle... Vallandatakse, sa pead sellega kaasa mängima. Omal ajal pandi sellised inimesed ikka hullumajja. Nii. Ja inimestele pakuti nagu ravi selles suhtes. Muidugi need ravid on ka erinevad, aga üldiselt seda asja tuleks nagu arutada ja rääkida. Me inimestena... Psühhiaatrite või psühholoogide poolt. Täpselt, ja me inimestena teame, millised teie siin ütlete nii, et vali kogukond, mitte erakond, see on nagu üldiselt ongi hea, et me ju teame, millised erakonnad sellist poliitikat ajavad. Sugude palju. Ärme siis nimeta erakondade nimesid, aga me ju teame, eks ole. Ühel on orava pilt peal ja siis ühel on punane roos. Jah, kõik sellised asjad. Mingi 200 on ka kuskil, vaata. Jah. Oli jah, mingi 200, jah. Jah. Kus on inimesed õnnelikud. See on nii nagu... Mitu protsenti nendel ongi praegu Riigikogus see toetus? Ma ei tea, aga nende ideoloogia on sisuliselt sama, nagu oli nõukogude ajal see marksistlik värk. Sisuliselt see marksism on ju... me tulime marksistlikust riigist, on ju. Siis olime natuke aega omaette ja siis keerasime järgmise hullema marksistliku liidu poole. See on kahjuks küll nii aja jooksul läinud, et ikka sealt Euroopast Marx ja Engels seal Saksamaal ju mõllasid ja eks see ikka on inimestes sees. Aga kas me peame nüüd sellega kaasa minema? Me oleme ju sellest süsteemist ju juba tulnud. Meie teame, meie oleme vanemad inimesed ja oleme olnud selles süsteemist. Aga vaata, noortele noored ei teagi. Sa saad nendele igast asja rääkida. Ja kui vanem põlvkond vaikib ja lihtsalt laseb asjal minna, oma elumurede ja raskustega. Ja mõtlebki, et nii üle meie peade tehakse. Ja siis ei saagi midagi. Just. Vaata, mul on hea meel, et ikkagi
pastorid ja kirikuõpetajad on meiesugused on ka võtnud asja käsile uuesti. Ja. Et see on suurepärane. Nii pastoreid on siin mõlemas, isegi üks erakond, kus ma vaatasin, oli ka meil siin üks tugev teoloog, oli kas EKRE nimekirjas. Doktor Veiko Vihur, jah. Doktor Veiko Vihur, jah. Ajaloodoktor, jah. Ja. Et selles mõttes nad kõik kuradist ei ole, need kõik partei. Veiko on mul hea sõber ja hea tuttav, ma olen temaga rääkinud ka ja tema on täpselt see sama südamevalu. Ta ei ole tegelikult erakonna liige, aga ta selles erakonna nimekirjas kandideerib ja just nimelt selle südamevalu tõttu. Ega me vaimulikena ei taha olla poliitikas tegelikult. Nii nagu ka piiskop Antti Toplan tegelikult saades piiskopi ametisse ennast ikkagi distantseeris poliitikas, selles mõttes, et see ei ole hea. Aga no, kui on ikka häda käes, siis tuleb ikkagi õlg alla panna nagu... Kuule, aga ega see poliitika nii hull, kui me selle ise teeme. Ja, on ju nii? Just. Ja see on meie, ütlen veel kord, see on meie elu korraldamine. Me kõik oleme kuidagi moodi seotud sellega. Meie elukorraldus, kas see läheb jamamaks ja kas tulevad, ma ei tea, mis imelikud asjad veel esile, et meie ise oleme tegelikult, kui me vaatame meie põhiseadust, siis me oleme isegi riigi kodanikena, oleme vastutavad. Ja. Nii, mitte nii, et me peame kogu aeg ülemuste sõna kuulama ja siis... Ma kuskilt nüüd hiljuti täpselt enam ei mäleta kanalit, kus kohas ma seda mitte poliitilist, vaid ajaloosaadet kuulasin, kus ka väideti selle üle, kui tuli siin Nõukogude okupatsioon, see esimene, enne sõda. Siis oli seal ka see küsimus, et Nõukogude okupandid ju apelleerisid selle peale, et aga meil olid ju valimised, inimesed käisid valimas. Ja käisid ju valimas tegelikult. Kuigi olid ühed kandidaadid, on ju, ja midagi eraldi parteist ei saanud valida, aga ikkagi käidi. Aga kujutad ette, kui ei oleks käidud, kui ei oleks oldud nõus sellega, kui oleks öeldud, et võt meie ei tule, ma ei usu, et oleks püssiga nüüd valimisjaaskondadesse inimesi viidud valima. Vist ei olnud nii, jah? Jah, aga ikkagi mindi. Ja selles mõttes see on ääretult kurb, üks selline iseloomujoon eestlaste juures, et minnakse ikkagi väga kergekäelselt kaasa. Mis me ikka, täpselt sama põhimõte nagu meie vallavanemkeel, aga üle meie peale nii otsustatakse. Vot nii ei saa. Nii ei tohi teha, et sa annad oma maa ja oma maavarad ja oma rahva kellegi teise käsutusse lõmitada. Just, et siin on olnud muidugi juttu sellest muidugi nüüd ei ole palju juttu olnud nendest tuulikute sellest värgist, et tahetakse neid merre panna seal ja siis see tohutu kõrgepingeliin siit vedada läbi Saaremaa ja siis mingi kaabel Lätti, on ju. Ja Lätist edasi veel. Jah, see on üks tohutu mitme miljardi projekt riigi rahade eest. On ju, meie maksame peale veel, et sakslastele elektrit toota. Ja keegi saab kasu, just. Jah. Et sellised asjad, no inimesed tavaliselt raadios neile ei tooda ju ette seda ka või peavoolumeedia toob asja hoopis teistpidi esile. No. Kui näiteks ütleme, ma kujutan ette, et vorsti vastu võiks siis olla, eks ole, et hea küll, tahate neid tuugenid siin teha, eks ole, lähete läbi minu metsa, ma ei tea, mitmemeetrise koridoriga, siis tegelikult võiks ju ikkagi öelda, et aga me maksame sulle iga aasta näiteks 1 000 000 eurot. Nii? Selle eest, et sa seda talud, on ju. Ja siis saab maaomanik või peremees või saarne otsustada, mis ta teeb. Kui ma saan iga aasta 1 000 000 eurot, ma võib-olla ostan Hispaanias endale mingisuguse korteri või maja ja siis käin vaatamas, kuidas seda aga nad ei tee ju seda, nad tahavad ju ainult kasumit saada. Nad annavad 1 euro. Noh, mis asja annavad või? Jah, kas ei anna või? Ma ei tea. Ma pole küll kuulnud, et midagi rahvale pakutakse. Mingi taluvus, mingi tasukene oli vist kuskil. No ma pole kuulnud seda. Pole, jah? Ei ole kuulnud. Talud võetakse veel käest ära ja antakse sulle alla igasugust turuhinda veel kompensatsiooni ka. Noh, mis Nursipalus toimub, see on ju ka õudusunenäos. Just. Jah.
Aga lihtsalt tahtsin veel seda ütelda, et eestlased lähevad tihtipeale kaasa sellega, mida kuskilt kõrgemalt otsustatakse, see orjameelsus. Mina Kaitseliidu liikmena ja Kaitseliidu vabadusvõitlejate ühingu liikmena ütlen, täna on ka näiteks ühe metsavenna austamine Piila kalmistul. Ütlen, et ma imetlen, et oli neid mehi, kes jäid truuks oma vaadetele ja ei läinud kaasa kommunistliku terroriga. Ja nad suridki selle eest. Nii. Ja nad on kangelased, selles sõna otses mõttes. Nendest on tehtud niivõrd kohutavad pilti, et mõrvarid, tappijad, röövijad, aga tegelikult keegi ei ole süüvinud tegelikult nendesse toimikutesse. Need on venekeelsed kõik olemas, eks ole, kuidas neid peksti, kuidas neid pandi tunnistama, teisi üles andma. Et see oli ikka, mida see inimene, kes on neid uurimisi läbi viinud, on öelnud, see oli kohutav vaadata, kui kergekäeliselt läksid ikkagi eestlased selle uue režiimiga kaasa. Kuule, aga hirm. Ja, aga no sa ei saa ju kogu rahvast ära tappa, sa pead ikkagi ju siis ikkagi midagi ette võtma, kui kogu rahvas nagu üks mees astub vastu. Me ei ole seda tüüpi vist. Me oleme individualistid. Jah, nii nagu ühes filmis öelda, eestlate traagika. Jah, nii, aga vaata, ikkagi see leht, mis on praegu minu käes siin, ja sellel on teine pool. Ühel pool on siis nii-öelda need targad näod kõik, kes on võimelised meie elu siin, vähemalt nad on sellised. Aitäh tunnustamast. Ma loodan, et ei ole sellised, kellest saavad kummitempel siin, et ülevalt poolt tuleb selline, et me niikuinii teha ei saa muud, et kinnitage see asi ära. Ja ma loodan ka. Jah. Aga kõik sõltub teist, kallid valijad. Jah. Aga vaata, siin on nüüd see teine pool, see tekst, mis teil siin on ju. Jah. Siin on 15 põhiprintsiipi. Jah. Saaremaa, sa võid neid isegi lugeda meile siin. Nii, Saaremaa elu üle otsustagu kohalikud saarlased, me oleme seda juba rääkinud. Saarlaste kogukond, mitte Toompea erakonnad. Elukeskkonda muutvad otsused tehtagu ainult põliselanike teadlikul, vabal ja informeeritud nõusolekul. Nii. Et ühesõnaga, kui me räägime siin suurtes projektides, siis ennekõike tuleks ikkagi rahva käest küsida. On ju? Tekkinud hiigelvallas olgu erilise au sees lähimuspõhimõtte otsuste tegemine võimalikult lähedasel otsustustasandil neile, keda antud otsused mõjutavad. Kuule, aga siis tulebki süsteemi muuta. Täpselt, no ma arvan ka. Osavallakogud moodustatagu alt üles kogukondade poolt endisest valituist, mitte ülalt alla, erakondade suva järgi määratuist. Et ühesõnaga külavanemast alates pihta ikkagi küla valib, mitte vald ei määra külavanemat. Nii ta on. Valla otsuseid olgu võimalik rahva poolt algatada, muuta ja vajadusel ka tühistada, see on see rahvaalgatuslik rahvahääletuse abil. Et omavalitsuse tasandil saab seda tegelikult omavalitsuses sisse viia, kui on tahe. Et teatud olukordades, teatud rahvaarvu kokkusaamisel saame tegelikult otsuseid tühistada või pöörata. See on see otsedemokraatia. Meie saarel ja selle rannikul olgu välistatud kohalike elanike huve kahjustavad uuskolonialistlikud hiigeltööstusobjektid. Vot see ongi see praegu tuulikute värk. Täpselt, praegu on vaikne, valimiste ajal on vaikne, keegi sellest ei räägi, nii kui kulditrukkist ootavad oma aega, eks ole. Aga nii, kui see aeg mööda saab ja nad võimul saavad, tehakse sai ära. Ma olen täitsa kindel selles. Nii, kohalik pärimuskultuur, kui meie põhiväärtuste alus olgu kõiges eelistatud, et ühesõnaga kõik see, mida me tunneme, et on saarekultuur, turismindus, kõik need asjad, kõik need objektid. Siis on, ütleme, selline põhimõte, nii nagu on Ameerikas, et Ameerika first on ju. Absoluutselt. Jah, Saaremaa first. Teistmoodi saakski olla ju. Jah. Miks me siis üldse teeme siin mitte midagi, kui me ise enda eest ei seisa, on ju? Siis vald toetagu saarlaste põlisrahva liikumist, millest võib saada meie ainuke garantii ulgukapitali omavali vastu. Nii et selles mõttes, et see põlisrahva tunnetus, see peab olema.
mitte, ma ei taha ütelda, et need mandriinimesed ei peaks tundma, või peaksid ennast pahasti. Mandriinimesed on omal kohal ju põlisrahvad. Absoluutselt, aga et nad ei pea siin ennast pahasti tundma, aga põhimõtteliselt see on see, et me seisame oma kodu ja selle pinna eest. Sotsiaalharidus- ja kultuurivaldkondades olgu tähtsustatud töötajad, mitte betoon. Ja. See on kõige olulisem ka, eks ole. Haridus olgu kohaliku identiteedi ja traditsioonide toetaja, mitte noorsoo juurte läbilõikaja. Nii, mis on noorsoo juurte läbilõikamine? No see ongi kõik see ideoloogiline värk, eks ole? Ongi, see, mis tuleb ju sisse Facebookist igalt poolt, eks ole, see ongi see. Ei no ma mõtlen ka see ideoloogia, mis praegu kui ma vaatan, et kui mina ülikoolis käisin näiteks, siis seda ideoloogiat tegelikult oli suht vähe seal. Me õppisime küll teaduslikku kommunismi. Jah, aga keegi ei uskunud seda. Ja õppejõud olid ka sellised, et kõik teadsid, et see tuleb ära teha lihtsalt. Aga üldiselt sellist ideoloogilist survet nagu ei olnud. Aga ma olen vaadanud, nii nagu kuskil kas Mart Helme ütles ühe ülikooli kohta, et seal õpetatakse hobusevargaid. Oled sa kuulnud seda? Ei, ma ei ole seda... Ta rääkis, ühest ülikoolist ta rääkis just selles mõttes, et on ideoloogiline värk on nagu, tähendab, kõige tähtsam. Ja see on nii. Sa pole seda isegi kuulnud veel. Üks õppejõud ütles mulle niiviisi, et väga raske on üliõpilastel ka isegi loenguid anda, kui sa tead tegelikult, milline on nende meelsus. Jah. Et ka õppejõud ähvardatakse oma kohast ilma jätta, kui nad ei toeta seda, mida ideoloogia nendele ette paneb. Vaata, kuhu aega me oleme jõudnud. See on karm. Jah. Nii, mis teil siin veel oli? Sotsiaalsüsteemis olgu välistatud kõik abivajajad, alandavad asjaajamispudelid, et ühesõnaga, et inimene, kellel on tõesti häda käes, et ta peab ootama nagu müts peos kogu aeg, et millal siis ma abi saan või millal ma jutule saan või nii edasi, eks ole. Siin on siis nagu see, et tihti peale nagu vaadatakse neid abivajajaid nagu mingid kuluartiklid, aga tegelikult kogukond ei ole ju kulu. Vaid see on ju ikkagi see, et me peame üksteist toetama. Ja kui räägitakse, kus me selle raha ära võtame, mida me siis anname näiteks puuetega inimestele ja nii edasi, me ei taha kelleltki raha ära võtta, me tahaksime lihtsalt kellelegi raha anda, et ta ka oma elus hästi hakkama saaks. Ja raha antakse ei tea kuhu. Just. Jah. Siis osavaldade arv saagu mitte kahandatud, vaid Kuressaare linna võrra kasvatatud, nii nagu me seda siin juba rääkisime. Iga valla elanik omagu täpset teavet, mida konkreetselt tema saab ja peab tegema üle 72 tunni kestva hädaolukorra puhul. Näiteks, kui elekter ära läheb. Just. Siis peaks valla elanikud teadma, kuidas käituda ja kuhu minna ja mismoodi teha ja olla. See teavitustöö ja selle süsteemi kordaseadmine peaks olema ka üks prioriteet siin Saaremaal. Kõikides valla tegevuskavades ja hangetes olgu helistatud kohalikud väikeettevõtjad enne kõike. Loomulikult. Et ei tuleks kuskilt suure rahaga mees, kes lööb pataka kunagi oli, ma mäletan, kunagi oli Saaremaal, kui elektrist rääkida, siis olid mingi kohalikud mehed olid, kes hoidsid elektrivõrke korras siin. Ja siis kõiki asju hakati tsentraliseerima ja nad tegid väga hästi oma tööd. See likvideeriti ära ja kui nüüd mingi jama tekib, siis tuleb kuskilt, ei tea kus kohast, on vist nii ju. Ja. Et nii see on. Jah, kõik asjad tsentraliseeritud. Ja viimane vallavõim lähtugu kõikide oma otsuste puhul eelkõige Saaremaa vääris elukeskkonna säilitamisest. No jaa, aeg olla saarlane. Nii, et kui nüüd metsi maha võetakse juba, on võetud või? No Saaremaal. Jah, mina saan küll niiviisi aru. Oota, ma olen kuulnud, et Hiiumaal on neid ka päris palju maha võetud juba. Ja teha ei saa midagi. Aga seda ütleb meie vallavanem ka, et mis me jonnime. Kui vald lööb jalad maha ja ütleb, et ei saa, ega siis tegelikult ega ei saagi. Ega ei saagi. Ja, no ainult siis, kui sa volikogu laiale saadad.
kes saadab? Ja ütleme riiklikult teed terrorismi siin või terrori siia, kehtestad mingisuguse sellise politsei riigi korra. Siis saab seda teha. Aga demokraatlikult ei ole seda küll võimalik teha, ma arvan. Ei ole jah. Nii et ei saa midagi üle meie peade, kui on ikka mehed, kes seisavad oma maa eest. Just. Ja naised ka. Ja naised, jah. Vaata, meie embleemi peal on ka ilusasti, vaata. Teie embleem, kus see siin on? Ma vaatan, kas see on internetis ka olemas. No peaks ikka olema. Ma panen siit, kus meil see siin on, näiteks ma panen siit enda oma pealt, kas see või? Jah, vaata, seal on ju ka laevuke, saarlaste märk, mis on S-täht, see on nagu siis selles mõttes selline nagu purje, rist, Kristusest lähtume, samas selles ristis on ka selliseid rahvuslikke elemente sees ja mõõk, mis näitab ka seda, et me oleme valmis ka mõõka kandma, kui on vaja, ja ankur seal laeva all, mis tähendab seda, et me oleme tugevalt ikka rannas kinni. Ja mees ja naine, vaata, ei ole ainult 2 meest, vaid on mees ja naine, kes seda purje üleval hoiavad. Et see on meie mõte. Jah, kuule, te ei ole päris ideoloogiaga kooskõlas oma asjadega. Arvad, jah. No. Aga see ongi meie eesmärk, et me ei taha seda ideoloogiat järgi. Ei olegi kaasavad ja mis iganes. Ei no, küllap me ikka kaasame rahvast, selge, aga jah, selle sõna taga on tihtipeale ainult mulin. Kaasame rahvast, aga teeme ikka nii, nagu me tahame. Nii räägib siis üks saarlane. Kuule, oled sa ikka saarlane või? Olen küll. Sündinud? Kuressaares. Aasta siis oli 65, nagu Ivo Linne laulab. Nii et sellised asjad. Ja. Nii et meil on siin arutada ja mõtelda küll. Kuule, kui me siin praegu teeme seda saadet, siis ütleme, siin Saaremaal käib praegu mingi suur ralli. Noh, see on ka muidugi toob Saaremaale sisse üht-teist. Aga järgmine nädal läheb juba nii-öelda nokkimiseks. No, et valimiseks. Läheb valimiseks. Esmaspäevast hakkab niimoodi e-hääletamine. Jah. Aga mina ütleksin küll rahvale, et ärge tehke seda e-hääletamist. See on ju põhiseaduse vastane ka. Absoluutselt. Et lähme sellel ühel päeval, 19. oli see vist oktoobri. See on pühapäev. Pühapäev. Paneme lipsu ette, nii nagu selles filmis siin me oleme. Et inimeses peab kõik ilus olema. Ja miks mitte, teeme niisuguse väikse jalutuskäige, võib-olla käime kohvikus kuskil ära, aga teeme need valimised sedeliga. Ja valige valimisliit saarlased. Näiteks. Ma arvan, et siit leiab igaüks endale mõne inimese, keda ta väga tunneb ja keda ta väga austab, sest et me oleme kõik siin saare peal ju üksteisega tuttavad, et selles mõttes, et ikka ühte, teist ja kolmandat inimest tead ja tunned, tema tegusid tead, seda, mida ta on öelnud, siin on kõik juba eakad inimesed, ei ole meil, vabandust, meil on siin ikka noori ka, aga selles mõttes, et kogemustega inimesed, keda saab usaldada. Aga siin on noori ka, kes on väga aatelised, väga isamaalased, maalised inimesed ja juhivad nende kätte usaldatud liikumist väga väärikalt ja ilusasti. Ma mõtlen siin näiteks Piret Pruuli, kes on naiskodukaitse esinaine praegu Saaremaal. Ja te juba teate, kellega koos siis edasi minna, kui on kõik päris ükside ja 55% vist ei saa. Oleks kena küll. Oleks, jah. Aga siin on veel teisigi, ütleme, ongi mõned erakonnad ka, kes võib-olla võiksid olla liitlased, on ju. Jah, no üldiselt oleme praegu vaadanud, et EKRE-ga saame täitsa ilusasti ühe laua taga hakkama, sest meil on väga palju ühiseid jooni. Et selles mõttes ma arvan küll, et kui see valimisliit saab piisavalt palju hääli, et kedagi ikka sisse saab, siis me oleme küll nõus läbirääkimiste laua taga olema EKRE-ga koos. Nii, jah. Seda sa tahtsid mu käest kuulda ju praegu. Just. Jaa, nii et suur tänu siia tulemast täna. Väga sisukas jutt. Noh, mitte väga teadus. Pastori poolt. Noh,
Jah. Pastorid räägivad ümmargust juttu võib-olla. Ei tea midagi, oleneb pastorist. Jah, täpselt, jah. Ja, nii et aitäh, head inimesed, olge teie ka, kuidas me öeldame, pastorid ütlevad ka, et olge väga õnnistatud, on ju? Olge väga õnnistatud, jah. Ja jäägem saarlasteks või aeg olla taas saarlane. Jah, nii on õigus. Või nii nagu see Tõnis Mägi laulab, et aeg seljast lüüa orjarüü. Sirgu, jah. Orjarüü. Praegu on need laulud hakkavad varsti jälle saama selliseks, päevakohaseks. Absoluutselt. Või üks laul on eriti äge veel, et kui sa usud tonti või hunti on ja siis lõpuks ütleb, et siis sa lähed põrgusse. Oli üks sõke laul, kunagi ärkamisaja laul. Jah, võib küll olla. Ma ei tea seda laulu, aga okei, võib-olla ta pärast lased mulle, kui saada läbi ja lased äkki selle mulle meeldetuletuseks. Nii, tore. Aitäh sulle ja kohtumiseni. Kohtumiseni.